Tšau! Pole väga kaua midagi postitanud. Vahepeal on päris palju juhtunud. Kes siis veel ei tea, siis ma kolisin, kuna elutingimused olid väga halvad ja me ei olnud nõus sinna jääma. Siis me push'isime nii kaua, kuni lõpuks saime uue koha endale. Aga sellega siis kaasnes ka see, et on kõik uus hotell ja uus linn ja nii edasi. Alguses ma olin siis linnast nimega, või pigem külast nime Keskkonnal. Nüüd Ibiza ühes suuremas linnas Sant Antonio. Ühesõnaga saime siis endale siin uued hotellid, uue elamise, mis on väga ilus. Muidugi alati saab paremini, aga võrreldes eelmisega ma olen väga rahul, kõik on just renoveeritud ja edasi. Praegu ma siis just tulen töölt. See oli siis mu 3. päev täna tööl. Ja täitsa lahe on. Praegu olen olnud ainult hommikusegi teenindaja. Näiteks kui ma tulin, siis mul küsiti, et kuidas ma tahan töötada, kas terve päeva tööl ja siis 2 päeva vaba või jagame 7 päeva peale ja hommikul lähed tööle ja siis vaba. Ma siis jagasin 7 päeva peale ja siis öeldi, et mina hommikul kella 8 tööle, siis hotell Kalfis töötan ja läksin, lõpetasin siis kell 12 ja hakkan mõtlema, et aga ma olen ainult 4 tundi tööl ju. See teeb ju nädalas ainult 21 tundi. Seda on nagu vähe. Ja siis täna küsisin, et kuidas peaks olema. Ja siis ta ütles, et ma ei tea, et praegu olen 4 tundi tööl ja siis vast oled 5 tundi tööl ja see teeb küll 5 tundi vähem, kui sa peaks olema, aga ma olen sellega rahul. Nii et mis mul selle vastu saab olla? Jaa, need kõik on hästi inimesed on siin mega toredad. Kohe kui me tulime, meid võeti väga lahedalt vastu. Meie boss viis meid põhimõtteliselt jooma üle hotelli baari, kus siis läksime, siis küsis, mis me juua tahame. Me viisakuses ütlesime, võtame koola. Siis küsis uuesti, et mida te juua tahate? Okei, võtsime õlled. Et nüüd on. Ma ei tea, kohe ma olen oma hotellis, kus ma ööbin. Ma töötan ja ööbin erinevates hotellides. Ja siis vaatab. Aga tööriietus on ülilahe. Meeldib selline hästi viisakas, pikk pliiatseelik ja valge triiksärk. Õues on väga palav. Just küsisin, et kui palju siin suvel tavaliselt sooja on. Üle 40. Okei. Aga nüüd siis jõudsin koju. Näete, siin on kõik täiesti uus, just renoveeritud. Et näitan teile vannituba ka. Hi! Kõik oli seal.
vaatan, kas tegelikult ei olegi. Loodan, et ma otsin oma võtmed kaasa. Jep. Ühesõnaga, kõik on väga ilus siin praegu. Hetkel meil toas küll, tuba ma ei näita, see on sassis. Toas meil lamp ei põle, lambiga juhtus, midagi on katki. Aga jaa, muid on. Ainuke asi ongi see, et elame jälle keldri kojusail ja tuba on suhteliselt pime. Ja et tänavale lähedalt siis suht lärmakas on mõnikord öösiti. Aga no, siis ei tea, mida veel rääkida. Aga jaa, inimesed on väga toredad. Näiteks, kui me siia tulime, me teadsime, et meie boss on Pepe. Tähendab, et meie bossi nimi on Jose. No, tulime siis siia, kõigepealt võttis meid pearetseptsionist vastu, Javi. Ja juhatas meid jõusti alla, ehmatasime alguses ära. Algus seal on alles renoveeritakse, mõtlesime, minemetsa, kuhu me siis ennast nii-öelda mässisime, et kas päriselt ka jälle selline hull koht nagu eelmine oli. Aga õnneks mitte, kõik on hästi. Siis Javier ilusti aitas meil, tõi meil asjad alla. Me 20-kilosed kohvrid me tulime ja jalutasime mingi 2 kiltsi nendega vist. See oli jube. Ja alla läksime siis ülesse, et boss tahab kohtuda ja nägime bossi ja andis ka, et tere, mina on Pepe. Ja mõtlesime, et ta ei ole siis nii-öelda päris boss, vaid mingi asetäitja või mida iganes. Ja läksime siis kontorisse, pani suitsu põlema. Tegelikult siis ütleb, et tegelikult siin suisetada ei tohi, aga te ei näe, on ja. Javier kommenteerib siis kõrvalt ka, et te ei kuule ka. Te ei tunne lõhna ka, on ja. Ei, aga jaa, hästi toredad on. Ja siis ükskord küsisimegi Javilt, et kuidas me peaksime nii-öelda Pepet kutsuma, et kas härra Pepe või ehk siis herr Pepe või chef Pepe või kuidas. Ei, kutsuge ta Pepeks, ta tegelik nimi on Jose. No, okei. Ja näiteks täna tööl me olime jännis ja siis Pepe tuli ja aitas koristada laudu. Et üli toredad on. Siis Javier näiteks lubas meid ringi vaatama Viie saart. Siis ma ei teagi, mida veel rääkida hetkel. Aga teeme nii äkki, et kes tahab midagi kindlalt teada, see kirjutab näiteks kommentaaridesse siia alla. Ja siis selgub, mida ma räägin näiteks järgmine kord. Ja siis edasi. Okei, praeguseks siis tšau. Ma arvan, et ma vahetan nõided ja hoolan arvatavasti rannas. Nii, et ma läheks ka randa. Tegelikult siin ma olen näinud ühe korra rannas käinud, kui me Escanaaril käisime või elasime. Et siis ühe korra käisime rannas, et peale seda ei olegi käinud. Et jalutamas ainult. Et lähme siis peesitama natuke. Aga okei, tšau!